see peaks olema püssirahu torn. Et see koht, kus ametlikult sai omal ajal alguse teekond Praha kindlusse, suurde kultuuri, spirituaalsesse ja administratiivsesse keskusse. Aga see nimi püssirahu toren, mitte tünn. Et see pärineb 17. sajandil, siis kui siin päriselt ka püssirohtu hoiti. Ja fun fact, et praegu paistab see hoone suht hiiglaslik suur pirakas, aga teda taheti veel ehitada palju suuremana, aga siis seal kuninglikus või keiserlikus või mis iganes see oli seal õukondades toimusid liikumised ja see hoone jäi pooleli ja jäi seisma ehitus aastakümneteks. Aga tänaseks olen jõudnud Praha keskväljakule. Ja keset seda keskväljakut on suur Jan Hussi monument, suur Tšehhimaa reformer 1415. Ta põletati tema mõtete ja vaadete eest, aga siiamaani jäänud sümboliks tšehhide vaprusele. Ja see monument ise pandi siia püsti 1915, ehk siis 500 aastat pärast Jan Hussi hukkamist tema mälestuseks. Ja see on kuulus astronoomiline kell 1410. aastast siin Raekoja hoone küljes. Üks maailma vanimaid funktsioneerivaid kellasid üldse ja lisaks kellaajale ta näitab ka 1,2 veel, nagu näha isegi Zodiaagi märke. Ja iga täistund need lugikesed seal üleval avanevad ja siis seal apostid hakkavad ringi massima. Ja mul on täistunnini nüüd aega, praegult seda apostlimassi ei hakka ootama, aga kell iseenesest selline. Ema espressobaar, pidin siin ühe endise kolleegiga kokku saama. Oli tore endise kolleegiga kohtuda. Kolleeg Toomas elab siin samas Praha linnas. Kunagi kui ta ära läks, siis meil oli jutt, et kui sa Prahasse satud, aga sa nagunii ei satu, et siis saame kokku. Aga näe, ma sattusingi Praha linna. Ja muidugi, mis oli jutu teema keskselt, et eks ikka need AI teemad sai jagatud siin Berliini kongressi muljeid ja kuulatud, kuidas mujal siis AI-d rakendatakse ja oma kogemustest räägitud. Muidugi ka pisut siis millisest elustolust. Aga tänaseks mul ei ole kavas eriti intensiivset matka, mis puudutab vaatamisväärsuste, vaatamist ajaloolist värki. Lihtsalt jalutan natukene. Hommikul siis käisin korraks seal Old Town Square'il need põhilisi vanu asju vaatamas. Aga nüüd on rohkem selline pea puhkamise käik põhja poole kesklinnast. Kralovska, Obestromovka. Natukene seeriast, et kus siis kohalikud inimesed jalutamas ja tervisesporti tegemas käivad. Siin kohe näitavad igasse suunda. Mul loomulikult on Suunto kella peal oma väikene jalutuskaart, jalutusring välja mäpitud. Üllatus oli see, et minu kolleegile tuli üsna uudisena, et saab omale kellale niimoodi marsruute panna. Et on rahulikke rohealasid ka Praha linnas. Ei ole kõik kiht-kihi kaupa kultuuri, arhitektuuri ja ajalugu täis topitud, nagu võib-olla, kui sa siia linna paariks päevaks turistina tuled, mulje jääda võib. Siis Arski ostrov, mingi saarekene, et Praha linnas jõgede peal, jõgede vahel on sellised imelikud, suhteliselt suured
saarelahmakad, kuhu peale astudes sa ei saa arugi, et on saal, pead teksti lugema. Troiski zamek, niimoodi on kaardil selle lossi nimetuskirjas 17. sajandist barokkstiilis. Ja siin ümber on sellised ilusad formaalsed aiad. Valjatud kõrge müüri taha, aga värav oli lahti, nii et saab sisse. Ja see asub siin loomaaia ja botaanikaaia kandis. Üldiselt turiste satub siia kanti märksa hõredamalt, kui on näiteks kesklinnas pühapäev ja inimesi on, aga mitte liiga palju. Et tavaliselt pannakse see siis kokku, et kui tahad minna loomaaeda, tahad minna botaanikaaedest päeva lõpus või päeva alguses või päeva keskel, millal iganes, on äkki tore seda lossi vaatama tulla. Vaated lossi aedadele, lossi ukse eest päris, karaadi ukse eest. Ja väga vormi järgi ja mõõdetud on need aiad. Ja siin meil otse ukse all pikutav üks kangelane kallistab kivi. Ja siit tema kohalt vaadatakse talle alla. Huvitav selline kunstitöö. Siin on väikene häär. Aga siia muidugi kigeldama ei ole mõeldud, et sa läheksid. Soo teiselt poolt paistab, et siin isegi kaks tegelast pikutavad. Jah, natukene Praha olmest rääkides. Eile mulle tundus see ebameeldiv asi, et Prahas nagu tualettruum on, aga kõik nad on tasulised standardhinnaga 20 kohalikku raha, mis tähendaks siis 84 eurosenti, kui tänast kurssi arvestada, või siis võid maksta ka 1 euro. Osad kohad aktsepteerivad kaarti, teistes on ainult sularaha, nii et oma mündid sain kõik kulutatud, aga näed, siin lossi juures oli kohe täitsa tasuta. Kui aias ringi jalutada siin kõrvalaias, siis siin on kohe, tundub, et nagu oleksid täiesti labürindis, et tihked need põõsad, üsna kõrged, üle ei näe. Ja saad siin astuda. Linnaosas nimega Trooja on täitsa Trooja hobune, akendega ja puha. Tuleb välja, et kämpinguala. Siin inimesed käivad suudmas jõe peal. Näiksid täitsa pingeline. Kellel adrenaliini laksu vaja. Jõeäärsel promenaadil. Me peaksime ütlema kanaliäärsel. Siin üks kanalikene jõest välja uudistatud. No paistab, et siin on vähekene moodsam ja jõukam elupiirkond. Saad kohe oma jahi siia ära parkida. Jõeäärset poolkaart kaasa tehes olen jõudmas või juba jõudnud Kallini piirkonda otsaga. Vanasti 20. sajandi keskel see oli koht, kus elas rohkem nagu töölisklass. Aga 2002 siia põõsaste taha jääv Taava jõgi ujutas selle piirkonna üle ja nüüd pärast seda ehitatakse moodsaks, kraanad püsti ja ilusad uued majad ka. Šiškovski tunnel ja peaks see viima nüüd Šiškovi linnaossa. Et kunagi 1953 see tunnel ehitati nii, et 303 meetrit on pikk ja 303 meetrit pikk, 4,03 meetrit
lai ja ühendas omal ajal 2 töölisklassi linnaosa. Ja külma sõja ajal olevat seda tunnelit kasutatud tagavara variandina, et kui peaks sõda lahti minema, siis on inimestel kuhu valida. Ja teiselt poolt jõuan linna välja, tuli see tunnelis Vitkovi künka alt läbi. Ja kui nüüd Gemini kokku otsitud materjali uskuda, siis sellest sama Vitkovi künka all peaks olema ka täna täiesti tegutsev teaduskeskus, kus kiirendatakse väikeseid osakesi. Igatahes tunnel oli sirge tee, seal ma küll mingisugust laiendit või asja ei näinud, et nüüd teab, kas või kus see teaduskeskus selle mäe all on. Aga nüüd ma olen siis Žižkovi linnaossa jõudmas ja siin ongi minu hotell ka, nii et ting täis tänaseks.